Nii, palun. Ma küsiks sul nagu Tallinna kohta ka, et nagu siin nagu Jüri Mõisa üleskutsele, et tulge kõik Tallinnasse, et Tallinnas saate järje peale. Mis sa arvad, et kas meil tasuks kõigi Tartu pidi välja surema? Kõigi Tallinnasse elama tulla või ei tasuks? Ja palun tulge. Siia pääsevad ainult väärikad ja väljavalikud. Ei, ärge tulge naljaks selles mõttes, et kaduge kõik minema. Ahah, aga kas Tallinnas muidu on hea elada? Mis sa arvad? Ma ei tea, ma ei ole mujal elanud, ma ei oska. Valitutel on hea. Ja eliidil on siin suurepärane. Jess, kuule, me teemegi Vaikoga ju seda nii-öelda bändi, mille nimi on Eliit. Mis on just lahe lugeda mingist sekskonna ajakurjandusest, et mingisugused Tootsid või kes need tegid hiljuti Eliidil öökirjad. Aga me ei ole seal veel käinud. Need ei lasta sisse. Me viimati esinesime Rock Cafees. Need ei lasta sisse, tehke ettepanek, et te tahate sinna esinema minna ja siis teie tehke ettepanek, et te tahate minna külastama. Tegelikult me väga ei taha. Ei, aga te võiksite teha seda. Nagu keegi teeb klubi, eks ju, põhimõtteliselt nagu sulle, ja siis sa ei lähe sinna mitte kunagi. Isegi mina olen seal persona non grata. Kui sa teid rõõmustab. Miks ma persona non grata olen? Sellepärast, et ma võrdlesin seda kaunist daami, Kati Tootsi, lõtvade elukommetega naisterahvaga. Aga hästi peenelt, nagu mitte sugugi pahatahtlikult. Ma lihtsalt ütlesin, et ta natukene nagu näeb prostituudi moodi välja, aga see on kompliment tegelikult. Tegelikult see on kompliment. Ma ütlesin, et tal on nii kaunis kleit nagu... Tähendab, tegelikult kõik hakkas sellest, et nende advokaat helistas meile ja ütles, et me olime vist mingi nupu jälle kuidagi mingis vales shiftis kirjutanud, et sealt võis aru saada, nagu me soovisime nimetada. Me ei nimetanud otseselt teda prostituudiks, vaid lihtsalt võib-olla ekstriptiisitajaks või striptiisitantsijaks või midagi taolist. Nagu enam ei kõlba strippi tegema. Ja siis tuli sealt nende juristilt mingi kole kiri ja kõik lubati meid kohtusse kaevata ja nii edasi. Siis ma ei ole nagu welcome to this. Mul on küsimus, on arusaadamine küsimus. Et kas häirib, et Jaan Tootsi ja Kati Tootsi armõõr on niivõrd tormiline, mis nagu pool Tallinnat paneb öösiti unkuma. Kas see sind isiklikult ka häirib? Kas sa saad magada öösiti? Tead sa, kas ma nüüd sellele vastaks? Vaata see Jaan Toots ei ole nagu see komm, mida mina ihaldaks. Ütleme niipidi, nii et... Kas sa kunagi masturbeerinud mõeldes Jaan Tootsile? Ei ole. Ja sellepärast ma saan ka magada. Sellepärast oleks hea tund või? Hea tööd. Noh, selles mõttes ei. Aga kuidas teil Tartus? Sest sina oled ju vana Tallinna kärbes. Ja kuidas siis on siis tagasi Tallinnas? Näita oma särki. No meil ikka Tartus kui kontralinkis. Oh, nii, jah. Atsas on nimega Inno. Ja sina Tallinna elus. Tallinnas tagasi olla. Minul on millegipärast Tallinnaga ainult nagu sellised halvad asjad. Sellepärast sa näed kohe kuidagi õnnetud, et kas siin välja kohe. Jah. Tallinna on millegipärast selline, ta on selline, ütleme, hästi närviline ja selline, ma ei oskagi öelda, mis siin on. Siin ei saa isegi rahulikult, ütleme, kohvikus näiteks istuda. Sellepärast, et kui sa lähed sinna istuma, siis on seal ümberringi on kõik need inimesed, kes ütleme tulevad kohvikusse, nad lähevad sinna, nad on tulnud siin ainult nagu mingis hetkeks niimoodi sipsti kohv sisse ja sips jälle minema. Väga kiire. Et tohutu on selline tormamine käib. See nagu jah. Aga võib-olla see tuleb ka sellest lapsepõlvest, et ma nagu lapsepõlvest... Sa oled Tallinnas sündinud? Ma olen Tallinnas sündinud, jah, ma olen sündinud selles Fertilitase majas. Seal oli kunagi Nõmme sünnitusmaja. Ma olen selles majas sündinud. Ja siis pärast seda kohe see toodi see sünnitusmaja või ütleme, see kaotati sealt ära, eks. Ma ei teagi, mis seal Vene ajal oli, mingisugune asutus. Siis järgmised lapsed sündisid ilmselt, või need, kes Nõmme piirkonnas elasid, sündisid juba selles ilmselt seal kuskil seal kesklinnas. Ma olen jah seal Tallinnas põhimõtteliselt sündinud ja ma olen tegelikult elanud Tallinnas mingi esimesed 18 aastat, eks, ja siis pärast veel nüüd 97 kuni 2004
siis oli 8 aastat, nii et ma olen 26 aastat elanud oma elust Tallinnas, 10 aastat Tartus siis. Aga tavaliselt on nii, et need, kes on... Ma ei tea alles. Ahah, õige. Paljasjalgsed tallinlased, nendel on nagu kuidagi raske alati pealinnast ära minna. Kas ei ole nii? Et lähevad kuhugi väiksemasse provintsilinna, ma ei tahaks nüüd Tartut provintsilinnas nimetada, aga lähevad väiksemasse kohta ja kuidagi tunnevad ennast kuidagi nagu ahistatuna või... No ma ei tea jah, no minul oli see, et ma tavaliselt alati nagu väiksena mul meeldis olla maal vanaema juures. Mind nagu see, ütleme see loodus nagu paelus. Ja ma olen nii palju maailmas ringiga käinud ja ausalt öeldes, Eestist paremat kohta ma nagu üldse ei ole eriti leidnud kuskil. Ja igal pool on mingid jamad, kas mingid sääsed või mingid muud putukad ja satikad ja ütleme igasuguseid tegelitskeid ja et ei saa nagu mõnusalt olla, ütleme niimoodi, et see Eesti on nagu selles mõttes kõige mõnusam koht. Ja samas kui siin Eestis valida, eks siis on kindlasti, ma arvan, et Tartu on kindlasti mõnusam kui on Tallinn. Isegi Pärnu on minu meelest mõnusam kui Tallinn või Saaremaa mõnusam kui Tallinn. Iga jätkan, aga selle eluvool on hästi aeglas. Või jah, võib-olla igav hakkaks siis, kui ma nagu üksi oleks. Ma oleks üksi, jah. Siis oleks tõesti igav. Kui ma oleks üksi, ilmselt siis ma võib-olla isegi elaks Tallinnas. Ma ei tea muidugi. No sa oled küll seda nagu, et Tallinnas siis enam ei tule. Ma arvan küll, jah. Ma võisin käia, aga tõesti, kui ma seda Tallinnasse juba sisse sõidan, aga see sisse sõita on niivõrd närviline, saad aru, saab sama kaua ma sõidan Tallinnasse sisse, kui ma sõidan Tartust Tallinnasse, eks. Tõesti. Et mida ma siia otsin, selleks, et siin mingisugune asi ära ajada, ma jumala ikka pool päeva veedan. Nii nagu Vene ajal veedeti pool elust, veedeti poe järjekordades, eks. Nüüd inimesed veedavad siin pool elust kuskil auto parkimiskohta otsides ja see on nii jabur. Ja selles mõttes ongi minu meelest jabur see mõisa üleskutse ka, et tulge kõik Tallinnasse. Et ma ei tea, Soomes ka ei ela ju nii, et kõik inimesed ei ela ju Helsingis. Aga oli küll vahepeal buum, et metsik sitistumine oli ja kõik. Soomes oli ka, jah? Jaa, oli, see oli üks mingi 10 aastat tagasi. Vaata, Soomes on teistmoodi asi, Soomes on Helsingi kõrval olemas nagu tegelikult seda Helsingiga kokku kasvanud on Espoo ja mis tegelikult seal on Vanda ja seal on nagu omavalitsused ikkagi erinevad. Et nad isegi nagu mõttes nad on omaette linnad. Aga Tallinn on kõik nagu, tahame kõik enda alla haarata. Aga võib-olla Tallinnas kuskil Viimsis või ma ei tea, Rohma. Ma räägin, et inimesed tahavad elama Viimsisse või Harkusse ja kuskil ümber Tallinna. Aga Tallinnas ei ole nii lahedaid kohti nagu ütleme Tartus. Tegelikult on. No too nüüd võrdle, pane versus nüüd Viimsis. Aga mis tegelikult halb on nende Viimsit ja igasuguste nende äärelinnad või nende ääremaade puhul on see, neil puudub näiteks Espool on omad keskused, eks seal olemas ja Vantal on omad keskused, sa saad seal täiesti toimetada. Aga mingi Viimsi elanik, ta saab sõita ainult magama sinna. Et see on, Viimsi on sisuliselt Lasnamäe, eks, selline madal minna Selverisse korraks. Ja Selverisse korraks, jah. Aga et sa saaksid seal kuskil, klubides käia ja kuskil kohvikutes, restoranides, mõned üksikud on, aga see ei ole ikkagi see. Seal ei ole oma keskus, et Nõmmel tegelikult kunagi oli selline asi. Nõmme on ju suurepärane. Jah, Inno ja sina elasid ju Nõmmel. Selles mõttes Nõmme on nagu Tallinnas minu meelest nagu kõige normaalne elukeskkond. Et seal on võimalik tõesti, sul on oma naabri kuskil pood ja läheduses on olemas kohvikud, restoranid, kõik selline asi, raamatupood seal näiteks. Isegi kino oli seal. Praegu vist enam küll. Turg, kõik kultuurimajad, selline infrastruktuur. Ja vaata, nõmmekatel on mingi selline kokkuhoidvuse tunne või kuidagi selline, nad on natukene peavad ennast paremaks kui nii-öelda tallinlased. Minu vanaisad on nooreda neid elasid mõni aasta tunne, aga siirist, mis surmad oli nagu selle. Kellel on võimalikult mingisuguse punktiga proua juuritab, sabastab, et sellel on mingi väärikus suurem. Sa juba suudad ennast identifitseerida, ma olen kasvõi näiteks mingisugune Keldrimäe mees, eks. Juba õlad lähevad juba sirna.